Trump paljastab Kuuba diktaatori tütre pettuse. Sel hetkel, kui Mariela Castro elu on ümbritsetud luksusest, privileegidest ja riiklikust kaitsest. Samal ajal, kui Kuuba rahvas on jätkuvalt maha surutud elektrikatkestuste, toidupuuduse, väheste ravimite ja nälgimisväärsete palkade tõttu. Sellel kolmapäeval, 2026. aasta 27. mail saab Ameerika Ühendriikide surve vanale kommunistlikule tippjuhtkonnale konkreetse näo, otse nende enda perekonnas. Castro, Raúl Castro tütar, keda aastaid esitleti kui võrdsuse, sotsiaalsete õiguste ja modernsuse sümbolit, ilmub nüüd seotuna luksusliku kinnisvaraga. Atabase, Havana eliitrajoonis on 20-meetrise basseini, 6 magamistoa, 3 vannitoa, väärispuidu, laiendatud kruntide ja riigiga seotud turvalisusega elamu. Just seal hakkab propaganda veritsema, sest see sama eliit, kes nõuab rahvalt ohvreid, elab ise kaitstud kaose eest, mille ta on loonud. Trump ja Rubio pakuvad otsese abina toitu ja ravimeid, kuid nõuavad, et see abi ei läheks läbi režiimi käte. Ning see tabab täpselt diktatuuri nõrka kohta. Nälja, sõltuvuse ja narratiivi kontrolli. Võimupärijanna elab mugavuses, samal ajal kui miljonid kuubalased seisavad järjekordades, elavad pimeduses ja on hüljatud. Mida see maja Castrode perekonna kohta paljastab? Miks kardab režiim abi, mis ei ole nende kontrolli all? Kuidas Trump paljastas viletsuse, mida diktatuur püüab varjata? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Mariela Castro ei ole režiimis suvaline tegelane. Ta on Kuuba riikliku seksuaalkasvatuse keskuse direktor. Rahvusvaheliselt tuntud selle poolest, et kasutab LGBT teemat valitsuse poliitilise vitriinina. Aastaid esines ta diktatuuri kaasaegse, progressiivse ja väidetavalt tundliku näona. Aga nüüd lükkab ilmsiks tulnu ümber selle hoolikalt välismaale müüdud kuvandi. Õiguste, võrdsuse ja sotsiaalse õigluse retoorika põrkub kokku elukohaga, mida uurijad ja sõltumatu Kuuba ajakirjandus on nimetanud kõrgetasemeliseks kompleksiks Atabais El Laguito lähedal. See piirkond on ajalooliselt seotud Havana võimuladviku eliidiga. Viimased reportaažid näitavad, et Marielale omistatud kinnisvara koosneb 3 krundist, 6 magamistoast, 3 vannitoast, 20-meetrisest basseinist, väärispuidust ja riiklikust turvasüsteemist. Trumpi valitsus suurendas survet Raúl Castro vastu, samal ajal kui Marco Rubio, Ameerika Ühendriikide välisminister, pöördus otse Kuuba rahva poole ja pakkus $100 miljonit toidu ja ravimite jaoks. Tingimusel, et tarned teostavad usaldusväärsed organisatsioonid nagu katoliku kirik või heategevusorganisatsioonid, mitte režiimi esindajad. Rubio süüdistas ka Kuuba juhtkonda korruptsioonis ja riisumises, öeldes, et elektri, kütuse ja toidupuudus ei tulene ainult välistest teguritest, vaid ka süsteemist, mis on koondanud võimu samal ajal kui rahvas on vajunud puudusesse. Just seal hakkabki farss tugevamalt kokku varisema. Režiim püüab müüa ideed, et kogu Kuuba rahva kannatus tuleb väljastpoolt, et süüdi on alati Ameerika Ühendriigid, et rahvas peab revolutsiooni nimel rohkem ohverdama. Aga kui ilmuvad pildid ja kirjeldused eliidimajast, mis on seotud Raúl Castro tütrega, kus on pikk bassein, avarad alad, ühendatud krundid, eriline puit ja püsiv turvakaitse, siis kaotab see jutt reaalsuse ees jõu. Tavaline kuubalane seisab silmitsi järjekordade elektrikatkestuste ja näljaga. Ja ravimite puudusega. Castro nimega seotud eliit on kaitstud, varustatud ja igapäevasest kokkuvarisemisest kaugel. Mariela Castrole omistatud elukohta on ajakirjanduses kirjendatud kui elamukompleksi, mis ei piirdu tavalise majaga. Kohta olevat laiendatud naaberkinnistutega, moodustades väikesele perele suurema ala. Välismaal elava Kuuba ajakirjanduse poolt viidatud uurimine räägib ka suletud puusebatööst, mis on tehtud väärispuidust, sealhulgas Brasiilia Amazonast imporditud marraseedrist ja Santiagost Kuubast toodud mahagoonist. Need detailid ei ole ainult kaunistuseks, need näitavad, mis on prioriteet. Samal ajal, kui Kuuba haiglad kannatavad tarvikute puuduse käes ja pered peavad toidu saamiseks improviseerima, säilitab revolutsiooniline eliit elatustaseme, mis tundub olevat justkui mõnel teisel saarel. 20-meetrine bassein on saanud selle lõhe otseseks sümboliks.
see on pilt poliitilisest klassist, kes palub rahvalt kannatlikkust, ise samal ajal elades ilma, et kogeks raskusi, mida teistele peale surub. Avaldatud teabe kohaselt ehitati see rajatis treeninguteks. Kuubal, kus paljud kodanikud ei suuda kodus põhitoitu hoida ega pidevalt vajalikke ravimeid osta, on see detail oluline, sest näitab lõhet ametliku retoorika ja režiimi tippu kuuluva perekonna tegeliku elu vahel. Ka turvameetmed äratavad tähelepanu. Lviv materjal kinnitab, et valve on seotud Kuuba siseministeeriumiga, kus on tsiviilvalvurid ja agentide vahetused kindlatel kellaaegadel. See paljastab rohkem kui lihtsalt eraturvalisuse. See näitab riigiaparaadi kasutamist selleks, et kaitsta tippjuhtkonda kuuluvate inimeste privaatsust ja mugavust. See sama riik, mis kontrollib elanikkonda, surub maha vastaseisjaid ja jälgib teisiti mõtlejaid, kaitseb ka võimupärijate rahu. Tavalise kuubalase jaoks on riik nagu kontrollija, sissenõud ja jälgija. Eliidi jaoks on ta aga kilp. Kes räägib sotsiaalsest õiglusest, on valmis jagama oma küllust kuubalastega, kellel pole süüa, ravimeid ega lootust. Kuuba kriis ei ole mingi abstraktsioon. Hiljutised reportaažid näitavad, et puudus on isegi kõige elementaarsematest ravimitest, sealhulgas tavaliste haiguste raviks, sundides kodanikke pöörduma illegaalsete apteekide ja alternatiivsete ostuvõimaluste poole. Kuuba patsient, kellega Folha rääkis, ütles, et kõrge vererõhu ravimite hind võib neelata suure osa sissetulekust. See on selline kannatus, mis ei kajastu režiimi pidulikes kõnedes. See on tegelik Kuuba, kus ellujäämine sõltub tutvustest, improviseerimisest, välismaalt saadetistest või mustalt turult. Trumpi ja Rubio poliitiline käik seisneb just selles, et nad viivad arutelu propagandaväljalt otse Kuuba kodaniku rahakotti, lauale ja koju. Washington pakub abi toidu ja ravimitega, kuid nõuab, et režiim ei kontrolliks nende jagamist. See tingimus tabab kastristliku võimu tuuma, sest diktatuur ei püsi elus ainult ideoloogilise jutu najal. See püsib elus kontrollides, mis sisse tuleb, kes saab, kes tänab ja kes jääb sõltuvaks. Kui Ameerika Ühendriigid ütlevad, et abi peab jõudma usaldusväärsete kanalite kaudu, paljastavad nad režiimi hirmu kaotada vajaduse monopol. Mariela Castrole Atabeis omistatud elu mõjutab samuti tema loodud rahvusvahelist mainet. Aastaid on Mariella esinenud sotsiaalsete teemade, eriti LGBT kogukonnaga seotud küsimuste eestkõnelejana. Kuid režiimi kriitikud süüdistavad seda näidispilti pigem välispropaganda teenimises kui tegeliku vabaduse pakkumises saarel. Vastuolu muutub veelgi tugevamaks, kui inimõigustest rääkiv tegelane ei astu vastu poliitilise vabaduse puudumisele, ei seisa opositsionääride vangistamise vastu ega murra sidet perekonnaga, mis on Kuubat aastakümneid valitsenud. Sotsiaalne agenda muutub kilbiks, luksus muutub tõendiks, rahva viletsus muutub vaikuseks. Juhtum paljastab ka Ameerika uue surveetapi Kuuba suhtes. Trump ei sihi ainult ametlikku retoorikat. Ta sihib selle perekonna legitiimsust, kes endiselt režiimi seestpoolt toetab. Raul Castro lahkus presidendi kohalt, aga ta on endiselt võimu, kontrolli ja järjepidevuse sümbol. See ei ole lihtsalt maja. See on poliitiline pilt sellest, kuidas revolutsioon lubas võrdsust, kuid lõi punaaristokraatia. Tippu jõudnud perekond saab maa, basseini, turvalisuse, reisid ja passi. Rahvale jääb propaganda, normeerimine, jälgimine ja süü teiste kaela ajamine. Sest samal ajal, kui tipp nõuab lojaalsust, jääb mulje, et kaitstud eliit elab liiga hästi saarel, kus miljonid maksavad endiselt diktatuuri hinda. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepõhiselt kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.